Aleksis Varnumi materjalid on meil siin Kehtnas klassis 204 ennegi olnud ammu tuttavad ja ma pean tunnistama, et enne oli natuke paremini, sest et Aleksis tegi rohkem vigu. Praegusel hetkel, kui ta on Rakvere piirkonda kolinud, suhtleb ainult eestlastega, siis meie kuldne ukrainlanna kirjutab masendavalt hästi. Aga õnneks teeb ta seesuguseid näpukaid nagu ka eestlased ja veel suuremaks õnneks Aleksise iga päev ustavalt kirjutatud tekstid on meile päris mõnusad tõlgid meie enese seisundites. Nad on üldse mitte uugapuuga, vaid ühendavad inimest teiste inimestega, planeediga, ümber planeedi toimuvaga, nii et Aleksis teeb erakordselt tänuväärset tööd iga päev. Aga, no nii, meil on missionks tekstiga, mille ma teile 2 osast kokku panin. Teeme ta keeleliselt korda koos ja siis kirjutad sina oma kogemustest seni tundmatute vaimsete ja füüsiliste kataklüsmidega. Need on siis, mis meil kõigil on, mäluaugud, mingi kummaline udu, sa hakkad midagi tegema, sa ei mäleta kus, miks, milleks, kellega sa seda tegid, mingid imelikud restardid käivad ja blackoutid. No ei saa IT asja eesti keeles rääkida, on restart, on blackout, noh, must auk. Ja siis süda sügeleb, mul on selline väljend selle kohta, kui ta ei valuta, ta ei piitsita, ta ei klopi ka, aga ta teeb selliseid asju. Siis on imelikud äkilised valud. Need tulevad sulle ei tea miks suvalisse kohta. Ühtlasi tulevad sul üsna kindlasti mingid veidrad seedimise värgid, toitumise värgid. Siis tulevad sulle peale tasakaaluhäired. Nii et tuigud nagu vana merekaru, ilma et sellel mingit põhjust oleks. Füüsikaliselt me tegeleme kõik teiega koos hõrenemisega, ehk siis kui sagedus tõuseb kogu planeedil, siis me kõik muutume hõredamaks. Ja meie maine vessel sõidub jope, meie kallis keha peab selle jamaga toime tulema päevast päeva. Sa ei tea ühelgi hommikul, kas tuleb sulle täna päikesepavah, magnettorm, maavärinad, või on seal allpool. Kas sulle täna tuleb triibuline taevas, Sahara tolm asus teele meie poole, seda juhtub igal aastal, et õhu tsirkuleerimine toob meile terve hulga Saharat autokapoti peale ja hingamisteedesse. Polegi vaja kuhugi sõita, olemas kodus jälle natuke kõrb. Niisiis need kataklüsmid on meil juba täiesti igapäevased. Meil ei ole selleks vaja ebaõnnestunud õhuhäiret, meil ei ole selleks vaja vaadata igal õhtul meisse süstitavaid õudusuudiseid. Ikka on kataklüsmid. Aga teie võiksite oma teksti kirjutades valida midagi sellist, mis on füüsiline. Ehk siis mitte see, et mul on hirm, ärevus, täiega ATH olen ja depressioonis ka, vaid pigem seda teksti kirjutades võta luubi alla oma füüsiline olemine. Mis toims, mis su kehaga juhtub, toimub, see on enesest mõistetav, et sul keha on ja kuni sa oled aastate poolest noor, siis norm oleks, et midagi ei valuta, ei kihele, ei tuigu, ei näe mitmekordselt, kõrvus ei vilista. See oleks norm, aga nii ei ole.
Meditsiinilist selgitust ei ole, paljud kirjeldavad. Ja siis teine pool tekstist on enesetäiendamine, täiustamine, mis ei ole see, mida meile nagu peaks andma kooli lõputunnistus, ülikooli diplom, litsentsid, sertifikaadid, patendid, presidendi aurahad. Mis see tegelikult on, kohe saame teada. Niisiis enese täiustamine ehk kuidas? Väikese tähega, kuidas see suure tähega, kuidas siia sai, ei tea. Niisiis väikese tähega, kuidas lõpetada enda lõputu parandamine ja hakata elama. Parandamine, parendamine on kaks võimalikku sõna. Parandamine on ispravit ja parendamine on siis tähenduses dabavit ehk siis täiustamine. Meil ei ole vaja küll Aleksist selle koha peal parandada, et tema teksti parendada, aga vahe mõningane on. Pärast küsimärki on meil tühik. Loomulikult, kui inimene püüab end pidevalt täiustada, on ta algusest peale veendunud, et ta pole selline nagu vaja. Võrdleva nagu ette me koma ei pane. Selline nagu vaja on ilma komata nagu. Ei küündi, pole täiuslik, pole ideaalne. Tühik pärast punkti. See on aeglase toimega pomm. Ülimalt naiselik ja armas väljend. Me jätame selle niiviisi. Me Eestis olles läbi tulnud mitmetest sõdadest teame, et termin militaarmaastikul on viitsütikuga pomm. Aga see aeglase toimega, see on nii armas naiselik väljend. Mis puutub sõnasse täiustama, täiustuma, siis ta on ühe toreda perekonnaliige. Kui me täiustame, siis me loome täiustamise protsessi kellelegi teisele. Kui me täiustume, siis me pöörame selle protsessi enda suunas. Selles sõnade perekonnas on täiuslik ja täis, mis otsekohe on sugulane sõnaga täi. Siis on meil imeline sõna täius, täiuslikkus, mis on enam-vähem sama, mis külluslikkus. Siis on meil täiendamine, täiendõpe, täiendused tehakse erinevatele seadustele, aga ka uutele automarkide täiendatud. Siis on täiuslikum. See on üks päris tore sõnade perekond, selline positiivne, kõik peale täi. Nii on. Siia lisanduvad lapsepõlvest pärit stsenaariumid, programmid. Seesama on üks sõna, porgand, mis nina ees ripub. Me porgandit tavaliselt paneme lumememmele, eestlane kasutab väljendit vorst. Ja me pigem asendame selle sõna, sest muidu on asi väga lumememme abrazni, niisiis seesama vorst. Meile tekib sõnaga vorst kohe silma ette pilt koerast, kellele on ette riputatud vorst ja selles suunas ta siis kihutab, eks. Ole vaimne. Ole edasi jõudnud, ole rikas, tuttav lugu, ilus tuleb ka olla. Enese täiustamine on maatrikslik, me paneme siia vahele i, maatriksilik. Veits veider see on, aga maatriksilik, maatriksile omane lähenemine ja 3D maatriks. See on siis 3. dimensioon, nii kirjutamegi, omab kindlaid parameetreid. Vastandamine, konkurents,
tulemustele orienteeritus. Siin on kogu enese täiustamise põhimõte. Siin on eeldus, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Seda metarobot Facebookis ei tunnista. Me teeme selle käsitsi. Sa pole selline, võrdleb nagu ilma komata. Sa pole selline nagu vaja ilma komata. Sellel pole kunagi väljapääsu. Vahetame käände. Sellest, kust kohast, sellest pole kunagi väljapääsu. Te pole kunagi ideaalsed. Võib-olla kurvastan kedagi, kuid te sündisite ebatäiuslikkuse planeedil. Meil on sõpruskonnas lausa väljend, et planeet Maa on hingede haigla. Täiesti normaalsetest võimalikest kohtadest sa valid selle ja sünnid siia haiglasse vangi. Nii nunnu. Sadomaso seltskond oleme Jumala eest. Täiuslikud, tulles siia, muutuvad sünni hetkel koheselt ebatäiuslikeks. Me kasutame sõna kohe. Koheselt on bürokraatlik. Koheselt kui sõna on slaavipärane ka, siu minutu, see on kuidagi mitte üldse Eesti ja seda kasutatakse järjest rohkem. Ei ole vaja kohe. Võib-olla on uute reeglite järgi ilma sidekriipsuta täitsa üks sõna. Võib-olla teeb see kedagi nukraks, kuid tuleb välja, et kogu elu püüdled mingi saavutamatu ideaali poole. Kujutage ette sünnihetke, tohutu olend, olemus, vaim, hing, rikkaliku tarkusega, tohutute kogutud kogemustega eelmiste elude jooksul, koosnedes valgusest, armastusest, millesse pidevalt voolavad kümnete tuhandete kehastumiste kogemused. Selles lauses on üliarmas informatsioon, milles on kaks väikest näpukat. Esiteks, koosnedes ei ole päris hea sõnakuju siin keskel. See olend koosnedes, koosnete on palju parem. Ehk siis sind kirjeldatakse järelikult teie koosnete, mitte koosnetes, koosnetes. Nüüd te näete siin lähestikku kahes reas on kogemused, kogutud kogemused, kehastumiste kogemused. Me asendame teise sõna kogemused sünonüümiga õppetunnid. Siis ei ole ühes ja samas lauses, pikas lauses, kaks korda sama sõna. Seal on põhjatu tarkus. Me teame, et meil on eesti keeles masendavalt, rõõmustavalt, külluslikult mitmetähenduslikke sõnu. Notsul on põhjatu tarkus, ei ole üldse siin vaja niiviisi mängida. Teil on põhjatu tarkus. Aleksis hakkas meid teietama, jääme teie vormi juurde, aga siga jäägu sinna, kus tema on. Teil on põhjatu tarkus, tingimusteta armastus kõigil tasanditel, selge arusaam endast ja see tohutu hing kehastub väikesesse kehakesse. Kõige paremini üldse niisugust protsessi, mille on võtnud Aleksis ühes lõigus kokku, kirjeldab kõigepealt sünnieelsest hetkest Maurice Maeterlinck oma teoses Sinilind, kus istuvad hingekesed ootel, nad tahavad sündida siia maa peale. Mõnda neist vanemad väga ootavad, aga ei viljastu ja hing seal üleval on nii kurb, elab oma vanematele kaasa, kuni ta lõpuks saab tulla. Ja mõni saadetakse tagasi, aborti tehakse.
mõni katkeb tagasi, mõni sünnib pahasti. See Metterlinki sinilind koos hingekestega, kes tulla tahavad, on imeline. Raamat, mis räägib sellest, mis juhtub lastega, kui nad on juba sündinud. Üllatus, üllatus, Mary Poppins, Travers, autor Julie Andrewsiga ja meil siis Hanna-Liina Võsaga tehtud muusikalid, filmid arutlevad Mary Poppinsi raamatus ja selle põhjal tehtud lina- ja lavateostes akna taga linnud. Kuidas vastsündinud beebid, kaksikud, poiss ja tüdruk, saavad kõigest aru, nad saavad aru teineteisest, nad saavad aru lindudest, loomadest, aga ühel hetkel, kui hambad lõikuvad, kui nad õpivad rääkima, nad unustavad nipsust kõik. See ongi nii. Mary Poppins erineb sellepärast teistest tegelastest, sellepärast on unelmate lapsehoidja, et tema mäletab, tema mõistab endiselt loomi ja linde, vestleb veistega ja tantsib tähtedega. Tema kõrval on maag, korstnapühkija. See delfiin, ei. See täpselt niiviisi meil ongi ja seda tuletab see üks pisikene lõik Aleksis Varnumi tekstist meelde. Sa tuled, sa mäletad kõike ja sa unustad, sest muidu sa ei õpiks siin haiglas midagi. Meenutage vastsündinud beebisid ja me paneme siia kooloni. See on seda tüüpi liitlause, kus teine lause pool põhjendab või siis täiendab, selgitab esimest lause poolt. Nad ei suuda käsi jalgu, siia vahele sobib sidekriips, käsi jalgu, sidekriips liigutada, kui on sündinud. Ja siis veel juurde tulid. Dabavitšelna on venekeelne lause, sõnade järjestus, me vahetame ära sõnade järjekorra. Ja siis tulid veel juurde, nüüd on eestikeelne lauserütm, ja siis tulid veel juurde. Puudutuste puudutus, kellaajaline toitmine, puudutuste puudus, kellaajaline toitmine, karistused, ei käitunud õigesti, teeni vanemate armastus ära. Teame. Puudutuste puuduse ja kellaajalise toitmise entsüklopeedia, et mitte öelda piibel, on Benjamin Spocki raamat lapse kasvatamisest. Seal õpetatakse kooris koos teiste nõukogudeaegsete spartalike reeglitega. Las laps nutab, ära võta sülle, enne õiget kellaaega tissi ei saa. Iga lapsevanem, kes järgib neid eeskirju, jääbki ühe lapsevanemaks, ta ei saa rohkem lapsi, sest see on õudne. Kuna mul on 5 lapst, võib sellest järeldada, et minu lapsed magasid kaisus, said täpselt siis tissi, kui nad küsisid, said alati sülle, kui tahtsid ja olid minuga igal pool kaasas. Me liikusime nagu mustlastabor, inimesed jäid võimalikult terveks. Ma teadsin seda lihtsalt inimlikku nippi sellepärast, et mina olen ise see armastuse ärateenija. Kogu aeg tuleb õigustada oma kohta päikese all. Tänini varsti 60 aastat, ränk töö. Saame hakkama. Meil algab järgmine lõik jälle sõnaga ja. Kuna siin just oli lause alguses ja, siis me võtame ja sidesõna lause algusest ära, algab lause sõnaga see. Me oleme korduvalt seda selgitanud, kust kohast tuleb traditsioon jaaga alustada lauset. Samuti sõnaga aga piiblist tuleb. Nii et kuivõrd
me oleme ka siis, kui oli kirikus käimine keelatud ja piibel enam-vähem põlu all ja kirjutati piibel ümber, et ta oleks kartmise sisendus. Algupärane piibel sisaldab 1000 korda ära karda, have no fear. Ümberkirjutatuna ütleb ta, sina pead kartma, karda. Nii et päris hea, et ei ole seda eriti lugenud, ma arvan, et üldse ei ole. Igatahes ja agaga algavad laused pärinevad pühakirjas, see on spetsiifiline sealt pärit ja me kogu aeg ei alusta lauseid nii. See tohutu, piiramatu, millega sa oled sel hetkel pidevas kontaktis, hakkab vaikselt ära lõikuma. Me lisame siia sõna sinust, hakkab vaikselt sinust ära lõikuma, tema ju jääb alles, aga sina enam ei ole ühenduses ümbrusega, Jumalaga, kõiksusega. Sind lõigatakse reegelhaaval, hirmhaaval ära. Siin pinge, siin pidur, siin blokeeritud. Me natuke täiustame lauset, siin pinge, seal pidur. Ja kolmanda siin asemel kirjutame sõna, oledki blokeeritud. Siin pinge, seal pidur, oledki blokeeritud, väga lihtne retsept. Kord korralt, siia vahele läheb sidekriips, kord korralt lõigatakse ära osad sinust ja pärast saavad kurumurud küsida kõvasti raha selle eest, et tuua tagasi su hulkuma läinud hingeosad. Meie hingeosi kangutavad iga päev keegid endale. Nii ravimitööstus võtab sinu ränga tööga teenitud raha, sinu hingeosa rohtude eest. Su toksilised sõbrad, pereliikmed kangutavad sinu energiat, aega, raha, tähelepanu, hingerahu. Meist kogu aeg nokitakse ära tükikesi. Kusjuures sa saad ise selle võtta tagasi. Aga seda meile ei õpetata, me saame uusi reegleid, uusi õudseid uudiseid, mis võtavad jälle meie käest tükikese ära, nii et see sina, kes sa siin praegu oled, see on kõva 10% tegelikust sinust. Hästi paneme. Siis saabuvad teismelise aastad, täiskasvanu elu, armumised, traumad, töölt, vallandamised, petturid. Ilma rahata ei ole ma midagi väärt. Siin me toome esiteks alla esimese jutumärgi. Ja siis tuleb täiendada seda lause lõpu osa, miks Aleksis siin selle välja kujundatud arusaama niimoodi meile nina ette tõstis. Mõte on selles. Me lisame 2 sõna, 3. Oledki ära õppinud, ehk siis vallandamised, petturid, oledki ära õppinud, kooma, et ilma rahata ei ole ma midagi väärt. Kõht on ka tühi ilma rahata, on ju? Kuid põhimõte on siin vastupidine. Oli midagi suurt ja siin hakatakse seda kärpima. Ja me läheme sama lausega edasi. Hakatakse seda kärpima, selle tulemusena on igaüks teist, kaasa arvatud mina. Kui Aleksis ütleb kaasa arvatud mina, siis me ei saa vastandada teie ja meie, me ütleme, on igaüks meist. Selle tulemusena on igaüks meist, kaasa arvatud mina, praegusel hetkel kärbitud versioon endast. See on nagu raamatus sisu kokkuvõte, internetis lugeda ei viitsi,
võtad eriti halvasti kirjutatud sisu kokkuvõtte. Ega õpetaja ju aru ei saa. Ja järgmise lõigu alguse esimese sõnarollist ära. Lause algab mida? Suur M. Mida me teeme edasi liikumise teel? Toome tagasi need ära lõigatud, tagasi lükatud, kõrvale heidetud, samuti üks sõna. Need esimesed on absoluutselt õigesti kokku kirjutatud, kirjutame ka kõrvale heidetud, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Kõrvale heidetud osad endast. Eesmärgiga teenida teiste armastust. Proovige tunda erinevust. Siin sina piinled enese täiustamisega, sest sina ei vasta ootustele. Tahad jõuda mingi ideaalini. Teisest küljest tood sina tagasi selle, mille kaotasid enne sünnihetke, lapsepõlves, teismeliste mässude ajal, hüljatuse perioodil, õnnetu armastuse ajal, ebastabiilses olukorras riigis. Enne sünnihetke ja sünnihetkel väga sageli me saame sünnitrauma. Emad küll räägivad hästi palju sellest, kuidas nemad valutasid, kuidas neid õmmeldi, kuidas, aga laps teeb selle protsessi ju läbi. On Heino Mart Laisk, haavatud tervendaja, psühholoog, kelle kodus on ehitatud seesugune saun, kus sa soojast, pehmest, turvalisest saunast saad hüpata torusse, sünniteedesse. Seal on külm, seal on ootamatused ees, sa käid seal igale poole, siis keegi sihilikult sind väänab, pigistab, koksib, toksib. Ja siis sa prantsatad, oba. Tema saunas sa tõenäoliselt prantsatad ilgelt külma vette. Aga siis, kui sa päriselt sündisid, sa sattusid prožektorite valgusesse, võõrad näod, võõrad käed, metallist aluskuu peale aastakümneid on vastsündinud lapsed pandud, ehk siis soojast ema kõhus sa rullisid ennast läbi sünnikanalite, niikuinii said vähekse räsitud ja siis on tadah. Seda me tervendame. Ja see tervendamine käib praegu kogu planeedi, mille tegelik nimi on Gaia, kogu Gaiaga koos. Inimhingede haigla, kuhu me oleme kokkuleppeliselt teiega koos sattunud. Uuendamine käib täie hooga. Me võtame ja eest koma ära, ja ning ega või, nende ette koma ei käi. Ja mitte ainult ilmnenud, see on hämmastaval kombel isegi mitte slaavi, vaid inglisekeelne revealed world. See on ingliskeelne väljend. Ilmnenud maailm eesti keeles on siis kas kehastunud või materiaalne. Mitte ainult materiaalses, keskel on i, materiaalses, kehastunud, ainelises, asises maailmas, vaid ka energeetilisel tasandil. Ja võtame ära. Esimene sõnalauses on kõik. Kõik, mis asub maal, on samuti sellele uuendusele avatud. Tagumise koma põhjus on see, et lause sisse on pistetud kiil. Nii et see on väga hea, et see koma siin on. Pealause on kõik on sellele uuendusele avatud ja kiil tingib need 2 koma. Eriti praegu, kevade eel, on need muutused täielikumalt tuntavad ja ruumist loetavad. Suurepärase aja valisid hinged. Me teeme selle hašu väikeseks.
ka oma raamatus Otsapotsa lugu Mina ise ju, minu teine raamat, ma kirjutasin hinged ja valgus ja kõik asjad suurte tähtedega. See on rõhutamiseks. Aga kui me väga palju paneme neid suuri algustähti, siis see muutub liiga pateetiliseks, liiga rõhutatuks, liiga roosaks. Nii et hinged on väikese tähega ja need hinged valisid suurepärase aja kehastumiseks. Huvitavat kogemust on võimalik saada. Me muudame käänet. Me muudame käände совершенный vid suunas ehk siis huvitav kogemus on võimalik saada. Jah, me oleme kogu aeg protsessis, aga eesti keeles me ei kasuta lõpetamata tegevust sellises konstruktsioonis. Mõte on nesoveršennõi, aga kääne on soveršennõi. Huvitav kogemus on võimalik saada. Seepärast te nii püüdletegi olla just siin sel ajal. Teeme mineviku, püüdlesite. Me saime sellega hakkama, me oleme siin. Püüdlesitegi olla just siin sel ajal. Praegu läbivad meie kehad muutusi. Raku energiastruktuur uueneb, nagu kevadel toimub kasv ja kõige uue loomine, uue elu, lõhnade, värvigamma, energia ilmnemine. Koma, lause jätkub, mehed. Nii väikese tähega, sest mõte on nagu kevadel. Siia pistis Aleksis meil selle pika loetelu, mis kõik juhtub kevadel, kui see ükskord tuleb ja jääb, ma ütlen. Siis on meil koma, nii omandavad ka teie füüsiline keha ja energiakehad uusi varjundeid, uusi energiaid ja vibratsioone. Palju, mis on vananenud ja oma aja ära elanud, lahkub teie elust. Need võivad olla inimesed, huvid, tegevused, mis enne olid nii ägedad, üldse enam ei ole. Nagu mida? Vot nii on. Protsess on hetkes vähe märgatav. Me paneme sõnale hetkes ette ühes. Sest muidu meil tekib küsimus, kas see on hetkel ehk praegu ühes hetkes on asi arusaadavam, ühes hetkes vähe märgatav, kuid vaadeldes pikemat lineaarse aja lõiku märkate neid muutusi. Me muudame kahte asja. Esiteks me ütleme pikemat, lineaarset ja ajalõiku on üks sõna. Mis lõiku? Ajalõiku. Pikemat, lineaarset ajalõiku märkate neid muutusi. Paljud teist pole enam üldse need, kes olid 2-3 aastat või 5-7 aastat tagasi. Ka nii noored kui teie, gümnasistid siin, ka teie, mitte sellepärast, et te olite 5 aastat tagasi puberteetikud ja 7 aastat tagasi vapšee vinnilõuad, asi ei ole üldse selles. Me kõik lihtsalt nii äärmuslikult muutume, et me nagu ei ole kohati iseenda sugulasedki. Selle ajalõigu vaatlemise puhul eriti kahju on nendest, kes on valinud arenemata jätmise tee. Siis on 2 varianti, nad kas taandarenevad erinevate ainete ja harrastuste tõttu. Olgu see siis alko, narko või hasartmängud, mingi niisugune nilbesaast, mis tirib sind kogu aeg tagasi. Väga heal juhul sa püsid samal tasandil. Tegelikult sa käid alla ise sellest aru saamata, olles iseenda arvates ikka väga bänger tegija. Ja nende dramaatiliste kas paigalmarssijate või taandarenejate puhul ära sa jumala pärast arva, et ta ise saab aru, et ta on
persses 2 S-iga. Nii et see vahe sinu tänase, sinu eelmise, sinu vahel on tohutu. Ja selles võrdlus ei ole tore idee poolest, aga mõnel hetkel tuleb kasuks. Sa näed, mis on saanud sinu kunagisest sõbrast. Aha. Te suudate juba tajuda teistsugust informatsiooni, olete avatud uutele teadmistele, teil avaneb teadlikkus. Te kuulete hinge väikese tähega sisehäält. Kuni praeguse ajaperioodini me tajusime, et meid on mitu. Et on üks see sina, kes siin toimetab praegu, vaatab hämmingus pilguga Aleksist ja seda tädi siin. Ja on üks teine tark sina, kes on su kukla taga ja tahaks olla kogu sina. Ehk siis kõrgem mina ja see praegune egokeskne katkine mina olid 2 erinevat asja. Praegusel ajal sellist eraldumist ideaalis ei ole. On mina ise, mina olen. Ja ma ise olen Jumala näo järgi loodud mina. Ja mitte kõrgem, vaid täiesti see mina. Märgilisena viskas meil mingil põhjusel korraks blackouti. Eks sa siis märka ja tõlgenda märki. No nii, järgmine lause algab sõnaga kõik. Kõik see tänu vibratsioonilisele muutusele ja teiet ei ole vaja. Võtame teie ära. Vibratsioonilisele muutusele ja energiastruktuuri taseme tõusule. Teie kipub vastandama. Mina olen siin pool, teie seal pool. Ei ole. Ringis ja ühenduses on kõik võrdsed. See ongi see põnev kogemus, mille pärast me tulime maale. Ühes füüsilises kehas tunnetada erinevaid vibratsioonilisi potentsiaale ja erinevaid energeetilise taju tasemeid. Me lisame sõna, võeti 2, ühes ja samas füüsilises kehas. Siis on selge, et me oleme juba praegu elanud mitu erinevat elu ühes ja samas füüsilises kehas. Minul on käsil 8. Täiesti selgelt on olnud muutused, on olnud vaja selleks mõnel korral ka ära surra ja tagasi tulla. Nii et see samas kehas uue elu alustamise võimalus on praegusel ajal ainulaadne, unikaalne, erakordne. Mingu see meil kõigil ladusaks, ei ole vaja selleks ära surra. See ongi üleminek. Seda kriipsukest siin reas lõpus pole üldse vaja, tõmbame maha. See ongi üleminek ühest vibratsioonist teise, ühelt teadlikkuse tasemelt iseendast ja maailmast teisele. Meil on eesti keeles ülitoredad sõnad, ehk siis teadma, teadlikkus, teadmine, aga on veel sõnu. Teadvusel olemine, see on meil siis mitte minestanud, vaid teadvusel ja teadvel olek. Inglise keeles on selle kohta mindfulness, see teadvel olek. See on üks tore seisund. Sa igal hetkel annad endale päriselt aru, mis toimub. Sa füüsiliselt küll teed asja, milleks riik on sind palganud, aga päris tasanditel sa jälgid, kuidas see kohale jõuab, kes kuidas reageerib või ei reageeri, mis ruumis toimub. Koer hetkel norskab tõenäoliselt, see on meil siin salvestuses ka. Järelikult on ruumis Aleksis Varnumi teksti läbi kõndides rahulik, turvaline olukord.
kui miskigi on lappes hei ja keegi ei täägi, läheb delfiin alati selle inimese juurde. Tal on nüüd kogemust aasta ja 2 kuud siin klassis töötamist, alustas 2-kuusena. Ta läheb inimese juurde, keda on vaja tuua siia ja praegu. Aga praegu ta leiab, et asi on väga hästi. Järgmise lehekülje esimene lause ei alga jaaga. Suurt rolli selles mängivad teie füüsilise keha rakud. Õige ongi, et on lahus. Muidu ilma laiendita, täiendita füüsilise peaksid keharakud olema üks sõna, aga kuna on täiendatud füüsilise keharakud, siis ongi lahus. Just nemad. See on tore, et Aleksis suhtub keharakkudesse kui elusolenditesse, nad ongi, just nemad lasevad läbi enda kõik need muutused. Nad muudavad oma koostist mikrotasandil, avavad oma täiendavaid võimalusi, suurendavad valgustugevust. Ehk siis meie rakud tervenevad praeguses protsessis. Meie DNA muutub õigeks, kuivõrd meid on siin orjadena toredasti muteeritud, et meid saaks stresseerida. On olnud lukus ka meie päris DNA ja see praegu saab selleks, mis ta on. Järgmine lause algab sõnaga te. Mitte ja. Te kõik, mu kallid, tunnete seda. Paljud teist märkavad neid muutusi nii kehas kui ka oma ümbritseva maailma tajumises, nii kui ka ilma komata. Väga hästi. Kahjuks toimub mõnikord uue lahtipakkimine läbi valu ja ebamugavuse. Nii on. Sest ei ole hea algus lausele, tõmbame maha, lause algab sõnaga selleks. Selleks, et uus tuleks, on vaja eemaldada vana. Ja maha on vaja eemaldada vana läbi vanade vibratsioonide, energiate vahetuse, mis on teis ilmnenud blokkidena, pingetena, krooniliste haigustena. Moodustuvad uued vibratsioonid ja energiat. Luule Viilma, Gunnar Aarma, Ingvar Villido, you name it, iga Eesti tarkur, arukas võib sulle täpselt öelda, miks su õlad valutavad, miks sul on migreenid, mis plokk on. Tiibade vahel antud hetkel on mul nuga. Ma ei ole füüsilist veel teinud, kuna on nii külm olnud, ma ei ole veel alustanud trimmer time'i. Aga mul on tiibade vahel, abaluude vahel täna hommikust saadik nuga. Seda on igasugusel kurul väga lihtne lahti seletada, mis blokeerus, mida see räägib, mida on vaja lahustada, lahendada. Miks on füüsiline töö nii hea? Sest sa tuled poolele teele vastu siis. Sest kui sa midagi liigutad, tõstad, tantsid, issand, kes see seda nüüd mäletab, tantsid, trimmerdad, kaevad, korrastad, sätid, puhastad, sa tegelikult aitad kaasa sellele, et su kehas see plokk ära läheb. Tegeleme. Niisiis, maateadvuses toimub samuti see protsess, see ilmneb aastaaegade vahetuse kaudu. Koolon ja me selgitame, mida aastaajad vahetudes teevad. Koolon, kui sügisel surevad ühed taimed ja kevadel ilmuvad uued võrsed. Nii läbite ka teie, mu kallid, seda vanade energiate programmide seadistuste surma ja uute ilmnemist. Aleksis pani selle pikemat sorti kiilu ilusti mõttekriipsude vahele, puhta teadvuse jumaliku ilmnemise.
olge nende protsesside vastuvõtmises. Spirituaalsed inimesed, roosamullirahvas, esoteerikud väljenduvadki nii, ole vastuvõtmises, vali vastu võtta. Meie oleme täiesti normaalsed, tavalised, maised inimesed, kes ütlevad, võtke need protsessid vastu. Nüüd on absoluutselt normaalne eestikeelne maine lause. Võtke need protsessid vastu. See on suur muutuste ja uuenemise aeg. Võtke rõõmuga vastu uued energiad, koodid, mida kannab teie hing. Mõlemad väikesed tähed, teie hing. Teie. Me kirjutame suure tähega juhul, kui me kirjutame kirja, siis on sina ja teie suure tähega. Praegu Aleksisel ei ole kiri, tal on tekst nagu tekst, väikese tähega teie. Hing on küll võimas, hing on küll Jumala kehastus maa peal, Jumala näo järgi loodud, aga ta ei ole päris nimi, nii et ta on väikese tähega. Avage oma süda ja teadvus kõigele jumalikule väikese tähega. Kõigele jumalikule, mis oli pikka aega varjatud ja teile kättesaamatu. Saabub kevad nii teie hinges kui ka planeedil. Õnnistuse ja tänulikkusega võtke vastu selle kevade koodid ja mitte sireenid. Te olete suured hinged väikese tähega, pidage seda meeles. Ja ei ole vaja. Nüüd ütleb Aleksis, meie kõrgemad jõud, mõlemad väikese tähega, oleme teie kõrval ja valmis teid aitama. Niiviisi võetakse kokku tekst, mis on tulnud kanalist, algallikast. Meie kõrgemad jõud oleme teie kõrval ja valmis teid aitama. Aleksis peab vajalikuks selle teksti lõpetuseks öelda, et ta kirjutas selle teksti kanaldades, ühenduses algallikaga. Ma pean vajalikuks öelda, et igasugune ajaleheartikkel, blogipostitus, raamat, kõik sünnib ideaalis, ühenduses algallikaga. Iga tekst on kanaldatud või on ta konstrueeritud. Konstrueeritud tekste loovad mitte ainult tšipid ja tipsikud, tehisintellekt. Konstrueeritud teksti loovad raamidesse surutud inimesed, kes püüavad oma tekstiga head hinnet saada ja meeldida. Meie siin, klassis number 204, kirjutame nii nagu hingest tuleb, nagu torust tuleb, nagu kanalist tuleb. Me ei pea meeldima. Niikuinii ei õnnestu. Kohtumiseni kevadel, mis on käes.